Mõte. Inimesed, kes väldivad läbikukkumist, väldivad ka edu. Peegeldab sügavat tõde inimpsühholoogia ja käitumise kohta. Läbikukkumiste vältimine võib tunduda loomuliku ja mõistliku strateegiana, kuid tegelikult võib see takistada inimese arengut ja edu saavutamist mitmel viisil. Esiteks, läbikukkumise vältimine tähendab sageli riskide vältimist. Edu saavutamine nõuab sageli riski võtmist ja mugavustsoonist väljaastumist. Kui inimene kardab läbikukkumist, võib ta vältida uusi väljakutseid ja võimalusi, mis võiksid viia suurema eduni. Näiteks võib töötaja, kes kardab läbikukkumist, vältida keerulisi projekte või juhtimisülesandeid, mis võiksid viia karjääris edutamiseni. Teiseks, läbikukkumise vältimine võib viia enesetakistuseni. Enesetakistus on alateadlik kaitsemehhanism, kus inimene seab endale takistusi, et vältida läbikukkumist. See võib hõlmata vabanduste leidmist, vähest pingutamist või isegi prokrastineerimist. Kui inimene ei anna endast parimat, on tal lihtsam läbikukkumist õigustada ja seeläbi vältida eduga kaasnevat vastutust ja ootusi. Kolmandaks, läbikukkumise vältimine võib piirata õppimisvõimalusi. Läbikukkumine on sageli parim õpetaja. Kui inimene väldib läbikukkumist, väldib ta ka võimalust õppida oma vigadest ja areneda. Edukad inimesed näevad läbikukkumist kui võimalust õppida ja kasvada. Nad analüüsivad oma vigu, teevad järeldusi ja rakendavad õpitud tulevikus. Läbikukkumise vältimine tähendab, et inimene jääb ilma nendest väärtuslikest õppetundidest. Neljandaks, läbikukkumise vältimine võib mõjutada inimese enesehinnangut ja enesekindlust. Kui inimene väldib väljakutseid ja riske, võib ta hakata kahtlema oma võimetes ja potentsiaalis. See võib viia madala enesehinnanguni ja enesekindluse vähenemiseni, mis omakorda takistab edasist arengut ja edu saavutamist. Lõpuks, läbikukkumise vältimine võib mõjutada ka inimese suhteid ja koostööd teistega. Edu saavutamine nõuab sageli koostööd ja suhtlemist teiste inimestega. Kui inimene kardab läbikukkumist, võib ta vältida meeskonnatööd ja koostööprojekte, mis võiksid viia suuremate saavutusteni. See võib piirata tema võimalust õppida teistelt ja jagada oma teadmisi ja oskusi. Kokkuvõttes võib öelda, et läbikukkumise vältimine on sageli suurem takistus edule kui läbikukkumine ise. Edu saavutamine nõuab julgust võtta riske, õppida oma vigadest ja astuda mugavustsoonist välja. Alles seejärel ollakse valmis eduks. Inimesed, kes väldivad läbikukkumist, väldivad ka edu, sest nad piiravad oma võimalusi kasvada ja saavutada oma täielik potentsiaal. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!